Tere ilusat aprillipäeva Tallinna Botaanikaaias, Maarja Kase sõbrad, huvilised, asjatundjad. Maarja Kask on üks väga eriline puu ja ta kasvab meil siin Botaanikaaias ka. Ja tegelikult on neid lausa mitu, kuid üks neist sealjuures on samast partiist, millest on istutatud Tartus kunagise Metsainstituudi Maarja Kase allee Rõõmutee. Ja see on istutatud siis 1960. aastatel ja seega seob ta neid otseselt ka botaanikaia algusega, botaanikaia algusaastatega. Aga ühtlasi seob ta siis ka meid tänase konverentsiga, sest see on sündinud koostöös Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudiga, mis on vähemalt osaliselt siis Metsainstituudi järglane ja Maarja Kase seltsiga. Üldse peab ütlema, et Maarja Kask ilmselt ongi pigem selline kultuurmaastike liik, ehk siis selline tegelane, kes kaasneb inimesega ja inimese tegevusega. Et kuigi ta kasvab Eestis looduslikult ka, siis need kohad, kus sellised tingimused tema jaoks leiduvad, sellised kohad on paljuski just inimese loodud. Ehk et kui kask üldiselt on vägagi valgust armastav puu, siis Maarja Kask on seda eriti. Ja seetõttu seostubki ta siis ka oma loodusliku esinemisega just selliste, ütleme, puisniidulaadsete kohtadega ja teiste poolllooduslike kasvukohtadega, mis teadupoolest on siis ennekõike siis inimese kaasabil sündinud, loodud ja teadupoolest ka aja jooksul meie maastikust tugevalt taandunud ja vähenenud seoses muutustega põllumajanduses. Ja praegu kasvatatakse teda põhiliselt ju ka ütleme tarbe huvist lähtuvalt. Igal juhul saab öelda, et Maarja Kask ilmselt püsib paljuski tänu inimesele ja kaasneb temaga. Tavapärases metsas igal juhul on tal liiga pime ja seal ta püsima ei jää. Inimest aga huvitab omakorda Maarja Kase vägagi varieeruv ja põnev kuju, mille poolest sobib ta hästi ka haljastusse ja heaks näiteks ongi see samane Tartu allee. Ja muidugi huvitab inimest Maarja Kase puit, mis on tihe, tugev ja ilusa mustriga. Ja see pole täpselt teada või kindlaks tehtud või selgunud tema erilisuse allikas või põhjus, üksnes suurendab huvi selle eripärase puu vastu. Ja nendel huvipunktidel arutlemiseks ongi tänane konverents, mida kroonib Maarja Kase postmargi esitlus peale lõunal. Ja saab ka öelda seda, et botaanikaaeda huvitavad igal juhul kõik võimalikud dendroloogilised haruldused, nii looduslikud kui inimese kaasabil sündinud, siis Maarja Kask on igal juhul ka nende seas. Aga vähe sellest, meie siin oleme äsja teinud otsuse Eesti taimede kollektsiooni loomiseks, arendamiseks. Ta on tegelikult siin ilmselt selliselt fragmentaarsel kujel kulguda päris algusaegadest peale, aga ütleme, äsja oleme omaette sellise üksusena määratlenud ja asunud selle sihipärase arendamise juurde. Ja selle kollektsiooni üheks mõtteks kindlasti on ka Eesti looduslike liikide haljastuses kasutamise julgustamine ja mitte ainult haljastuses, vaid üldse kasutamise ja kasvatamise julgustamine ja üheks selliseks liigiks, keda tahaks inimesi selleks siis julgustada, ongi ka Maarja Kask. Soovin huvitavat konverentsi
ja ilusat ja erilist päeva, nagu see puu isegi. Päeva. Aitäh heade sõnade eest ja tegelikult selles lühiettekandes oli Maarjas olemus väga õigesti välja toodud ja eriti, mis mul kõrva hakkas, oli see, et inimeste lemmus ja seda toonitavad väga paljud nii Soome uurijad kui ka Eestis, et Maarja Kask on väga otseselt seotud inimtegevusega, et talle meeldib inimeste lähedus, et see oli tõesti selline väga õige märkus. Nii, aga kuidas te nüüd kuulete hästi ja järgnevalt siis ma tooksin mõnede slaidide põhjal esile siis võib-olla Maarjase olemuse ja enne kui võib-olla sinna Maarjakase juurde minna, tuleb meelde tuletada, et Eestimaal ja Euroopas on 4 kaseliiki, rõhutan just liik ja Maarja Kask siis teadupärast on üks paljudest arukase teisenditest, mõnikord öeldakse tema kohta ka vorm, aga tõin siin välja ja me räägime ainult siin siis arukasest. Te näete palju neid erinevaid teisendeid on arukasel. Ja lisaks see, et teine puukujuline kaseliik on ju siis sookask ja annab arukask väga hästi hübriide nii sookasega ja tegelikult mõnede teiste sisse toodud ehk siis mitte kodumaiste liikidega. Aga samas ka teatakse, et ta hübridiseerub nii madala kui ka vaevakasega, kes on siis põõsad. See näitab, et arukask on väga rikas igasuguste vormide ja ristub väga kergesti. Ja seda sama sookasega hübriidi, seda eesti keeles toredalt nimetatakse ju kuldkaseks. Ja need hübriidid tekivad ikkagi seal, kus siis looduslikult mõlemad puuliigid koos kasvavad. Ja tegelikult sama lugu on sookasega, kes tõesti samamoodi neid erinevaid hübriide ja ka teisendeid, võib-olla selline, teda küll peetakse tõesti arukase teisendiks või alamliigiks või soomlased peavad teda ka omaette liigiks on see tundrakask ja see tundrakask on ka siin näha. Miks ma seda räägin? Räägin sellepärast, et sageli arvatakse Maarja Kask siis olevat, ütleme, et öeldakse, et iga selline kiduralt kasvav puu ongi siis see Maarja Kask ja kui tal on mingid sookasel tavaliselt esinevad ka igasugused sellised tüvepahad või ühekülgsed nuhud, et siis arvatakse, et see on ka nagu Maarja Kask, aga tegelikult ei ole. Natuke ka sellest arukase areaalist, et küllaltki
suure ala võtab enda alla Euroopas ja kui me siin räägime sellest maarjakasest, siis see maarjakask on seotud eelkõige selle Karjalaga, natuke Lõuna-Soome ja ka Lõuna-Skandinaavia ja Eestis sageli viirutatakse kogu Eesti ala ja öeldakse, et kogu Eesti alal siis looduslikult see maarjakask kasvab. Tegelikult see ei ole teps mitte nii, et ainult rannikupiirkond, saared ja üksikud leide on siis ka sealt Kagu-Eestist teada. Ja mida lõuna poole, Läti, Leedu, ütleme Valgevene ja ka eriti Valgevene ja ka Tšehhist on leitud, et mida lõuna poole, seda ikkagi see levik maarjakasel jääb väga selliseks üksikuks, väga spontaanne. Et põhiline piirkond ja selle areaali süda maarjakasel on ikkagi see Karjala piirkond, kus on neid arvuliselt kõige rohkem, neid puid ja ka vormide rikkus ja vormideni kohe jõuame, et millised need erinevad maarjakase vormid veel on, aga siin mõni ilus pilt veel kaasikust ja siin te näete, et see on inimese poolt kenasti rajatud, sest need kasepuud on siin täiesti sirgetes ridades. No ja selline harukaasik, kui vana ta on, 10 aastat, 12 aastat võib olla. Aga alati ei ole see harukase ja sealt ka siis maarjakase, see tüvi selline lumivalge. No siin on veel mõningad harukase vormid bonsaina. Ei toonud siia lõhislehiseid ega punaslehiseid sorte, mis on tegelikult kuskil seal areaalis spontaanselt üksiku puuna inimese poolt leitud. Inimesele on need lõhislehised, näiteks see lõhislehine on Rootsist leitud. Ja inimesele need meeldivad ja siis ta paljundabki ja aedades me võime neid kohata. Nii et ikkagi see tohutu vormirikkus, mis iseloomustab. Siin on kaks harukaske. Harukase tunneb alati ära selle järgi, et tal on rippuvad oksad. Mõnikord arvatakse, et omaette liik on see väga rippuvate okstega, aga ei ole, see on samamoodi harukask. Ja siin on selliseid erinevaid tüve või koorevärvusi ja eriliselt võib-olla tooksin siin esile sellise pronksikoorelise harukase. Et samamoodi sellist pronksikoorelist maarjakaske võib kohata. Aga tüüpiliselt on siis selline ka noores seas selline lumivalge. Hiljem siis ta võib ka kestendada see koor, sest ta on ju selline mitmekihiline tüvekoor ja hiljem siis korbastub. Aga neid korbastunud tüvesid maarjakasel me ka kohe näeme. Siin ongi. Siin on selline suhteliselt tüüpiline juba keskealise harukase tüvi. Ja siin ma olen pannud ühe pildi harukasest, millel siis tüve alaosa umbes rinna kõrgusele, umbes meeter 20, meeter 30 peal ongi selline hästi tumedalt rõmeline ja see üleminek on hästi järsk. Läheb selliseks
heledakooreliseks, siledatüveliseks. Ja selliseid puid muideks hästi tihti kohtab meil Läänesaartel, paepealsetel muldadel. Ja seal ta võib kasvada segus siis üksikute maarjakaskedega. Ja ma olen kuulnud, et osa inimesi arvab, et see sellise rõmeda tüve alaosa koorega, et see ongi maarjakask. Ei ole. Seal ei ole maarjakasve musta. Siin on nüüd kaks pilti, see vasakpoolne vabalt kasvav, kus on valgust üksikult kasvav puu, sageli selliseid arukaski põldudel võib kohata. Te näete, et toredalt on nende selle puu oksad siia maapinnale rippuvad. Et ladinakeelne nimi Petula pendula, pendula tähendabki seda rippuvat. Ja see iseloomustab kõiki või arukaske ja kõiki tema teisendeid, sealhulgas ka maarjakaske. Ja siin on üks tore arukask, mis kasvab puistus. Väga tüüpiline Eestis on kasekuuse segamets. Ja seal see arukask laasub, ehk need oksad kukuvad tal ära, sirgetüveline ja seal võratutt on ainult. Ja see on hästi iseloomulik. Ja see viitab ka siis sellele arukase ja ka maarjakase valguslembusele. Ta tahab valgust. Nii, aga nüüd me jõuame siis tegelikult maarjakase olemuse juurde. See kõik oli väike sissejuhatus ja tahan palju teksti, ma võtan 2 lausega selle kokku, hästi variatsioonide rikas eriti oma välimuselt, kas siis puu või põõsas ja sageli siis madal puu. Ja põõsas siis tavaliselt selline mitmetüveline ja kui tal on tüvi, siis milline see tüvi veel, kuidas see tüvi varieerub, et seda me ka näeme kohe. Kõigepealt kasvuvormid. Ma olen 5 põhilist. 3 on sellel slaidil ja 2 on järgmisel põõsakujulist. Siin nüüd kirjanduses leidub ka sellist klassifikatsiooni, kus on 7 erinevat tüüpi või ka 9 veel erinevat tüüpi, aga põhiliselt 3 puukujulist. Sirgetüveline, siia veel juurde võiks olla kõrgetüveline, kes on sirgetüvelisest tüübist natuke kõrgema kasvuga, aga muidu olemuselt on ta sama, ehk siis üks tüvi, ühetüveline. Ja väga tüüpiline on siis see Eestis, ehk siis nõndanimetatud lüürakujuline. Ehk siis ta hargneb 2 ja veel kord 2 ja veel kord 2 ja nii edasi. See 2 hargnemine on maarjakasele väga tüüpiline, kui me räägime puukujulisest maarjakasest. Ja kes on kasvataja, maarjakase kasvataja, see loomulikult teab, et kuidas seda vältida, sest me tahame ikkagi, et oleks üks tüvi, mis oleks sirge, siin tekib ikkagi kõverus ja seda me ei soovi. Tuleb see kaksiklatv juba sellel noorel taimel ära lõigata, siis ta läheb ikkagi ühetüvelisega. Seda tuleb kontrollida, et ta jällegi seda topelttüve ei teki. Aga looduses keegi kääridega seal juures ei käi ja siis me näemegi selliseid toredaid lüürakujulisi
maarjakaski. Ja kuivõrd see on kõige sellisel, noh ütleme, võib-olla kõige levinum tüüp ja selline omapärane, siis kuivõrd täna oli juba juttu ka sellest margist ja võib-olla mõni on seda marki juba näinud, siis sellel margil on samamoodi kujutatud see lüürakujuline maarjakask. Ja üsna palju siis leidub ka seda madalatüvelist maarjakaske ja loomulikult siis põõsakujuline või selline põõsasjas. Noh, nende vahe on see, et sellel põõsasjal need tüvikud hargnevad kohe siit maapinna, praktiliselt maapinna lähedalt või maapinnast. Ja sellel põõsataolisel on siis selline lühike tüvi, tavaliselt pool meetrit või mõnikord isegi meetri kõrgune ja sealt ta siis hargneb. Ja tekib selline, ma olen seda kirjeldanud kui õunapuu võrataoline kuju, selline ümar kuju. Et need on tüüpilised, noh ütleme, maarjakased, noh põõsana. Aga nüüd tüved, kui me mõtleme nendele puukujulistele ja soomlased on need tüved klassifitseerinud väga tabavalt, et eesti keeles ei olegi sobivaid nimetusi ja ma olengi jätnud need soomekeelsed, et kuidagi halvasti kõlab kaela maarjakask. See oleks nagu kaelakook või midagi sellist, noh nagu halva, noh, ma ei oska öelda. Võib-olla mõni keeleinimene ütleb nagu sobiliku sõna, aga seda, no ütleme seda kaulavisa, see on siis kõige tüüpilisem tüvevorm maarjakasel, puukujulisel maarjakasel alati. Ja siin sa näed siis selliseid peenemaid tüveosasid, mis vahelduvad nende muhkudega ja need muhud võivad olla eri kujuga, aga need muhud on kõik ümber tüve, nagu muffi taolised, mitte ühe külje peal. Siis ta oleks juba mingi pahaga tegemist. Et ilusalt ümber, ta võib ümmargune, ta võib selline piklik olla ja muidugi, mida tihedamalt on neid muhkusid, ükskõik missuguse kujuga nad on, ja mida lühemad on need kaelakohad, kui me räägime siin puidu väärtusest või puidu väärindamisest, siis seda väärtuslikum see on, sest nende muhkude kohal on just see maarjakasele iseloomulik muster. Järgmine tüüp, te näete selliseid pikki suunas ribisid, et selline ribiline maarjakask ja see kolmas tüüp, kui te seda tüve vaatate, siis te näete, et nagu sisemiselt poolt on nagu paistetunud sellised muukesed. Ja see neljas tüüp, need on nagu rõngakujulised, noh rengasvisa jällegi väga tabavalt öeldud, aga need ei ole väga kõrged nagu siin kaulavisal, vaid on sellised, noh, kergelt reljeefseks muudavad, aga nad on ümber tüve, et rengasvisal siis niimoodi. Et need 4 tüüpi ja vaatame, millised mustrid on siis nendel puudel. No, see tüüpiline kaelamaarjakask, noh, näete, väga tihe muster siin. Kui me nüüd vaatame seda ribilist, siis me näeme, et tegelikult seda mustrit on suhteliselt vähe seal. Ja siin on näha siis, see peaks olema rengasvisa ja siin on, noh, ütleme, see puit on selline salmiline, et seal seda iseloomulikku mustrit, noh,
siin mõnel on selline ainult salmiline pind. Ja see kõige ilusama mustriga, vaata kui tähniline siin on just, peaks olema see pauguravisa. Nii, eri tüüpide. Siin on mul selline pilt, milline näeb välja, see peaks olema arukask ja see on nüüd maarjakask. Ja maarjakase selle puidumustriga, näete kui ilus see, soomlased ütlevad see näsuroos ja tekib. See alati väljendub koorealuses puidupinnas. Ja ma võtsin siin kaasa, see on nüüd Eestimaal kasvanud kuiv puu ja ma lasen selle ka kohe ringi käima, mõned on seda näinud ja siin on see ideaalne puidu, see pind koore all ja see väljendub siis tohutu ilusas, tihedas mustris, mida te saate siit otspinnalt näha. Päris raske, kuigi ta on kuivanud. Ja siin ongi siis näha, kuidas see kooretükk on võetud siit ära ja siin on see koorealune, see nagu uurdeline puidupind. Nii, siin on üks joonis veel, kus on näidatud, see on nüüd arvatavasti see kaulavisa, siin on see muhk, kui tihe on siin see muster ja sageli selle mustriga kaasneb ka paksem tüvekoor. Siin on ta mitmeid kordi paksem kui siin kaelakohas, kus seda mustrit on suhteliselt vähe ja kus natuke see muster hakkab tekkima, seal hakkab ka see koor paksenema. Nii et sellest koore arenguga ja selle puidu mustrilise tekkega on see omavahel siis kindlasti seotud. Siin on mõned pildid. Siin vasakul pool on siis arukask ja puidu siis rakuline ehitus. Ja siin on paremal pool siis näha, kui selline väga, ütleme, teistsuguseks muutunud see puit, kui ta on nüüd maarjakasel. See viib muidugi mõtted sellele, et mingi haigus, seda haigustekitajat tõesti ei ole leitud, mis selle esile kutsub, miks ta pärandub väga paljudele järglastele, generatiivselt ja vegetatiivselt siis kõigile järglastele, et seda ei osata veel siis öelda. Nii ja need tunnused tegelikult tekivad siis juba üsna noortel puudel. Et need puud on siin, ütleme, 4-aastased, umbes 3-4-aastased ja need pildid on siis, mõlemad on maarjakased ja vaadake seda tüve värvust või tüvekese värvust, et parempool seal on ta siis pronksikarvaline ja seal on ka need muhud või sellised sõlmjad muhud näha, jällegi selline tüüpiline kaelamaarjakask ja siin need muhud on siis tihedamalt ja see tüvi või see tüvekoor on siis selline valge, lumivalge. Nagu arukaselgi öeldakse, et parema kasvulise on ikkagi see valge, tüveline
ja eelistama peaks siis just seda valgetüvelist ja kui sa pead selle otsuse tegema, et kumma sa siis maha raiud puistus, et ühele või teisele ruumi anda, siis kindlasti tuleks eelistada valgetüvelist ja raiuda siis see pronksikoorelisem või tumedakoorelisem. Ja maarjakask iseloomustavad eriti neid põõsasjaid selline pungade väga selline ebaloogiline asetus, et siin on need vastakuti pungad, mida kaskedel mitte kunagi ei ole, arukasel ega sookasel, ühegi teisel kasel või kaselistel üldse, vaid on vahelduvad pungad, aga siin on näha sellist vastakuti, siis võib olla vahelduvad ja kaskedel on alati tipus üks pung, aga maarjakasel jällegi seal tipus võib olla seal 2, 3, 5, 7 punga, et selline kimp ja nendest pungadest, nendest vegetatiivsetest pungadest siis arenevad ka võrdsed, ta lähebki niimoodi tihedaks ja just nagu ma ütlesin, põõsasjad, maarjakased. Ütleme see haruldus, et ikkagi need kõigepealt maarjakase olemusest tulenev. Ma ei julge ütelda, see on puudus, aga ikkagi kui arukask kompenseerib oma sellist suurt valgusnõudlikkust kiire kasvuga, eriti noores eas, siis maarjakasel ei ole seda kiiret kasvu. Ja seetõttu ta jääb lihtsalt teiste kiirekasvuliste puuliikide alla. Näiteks arukask lämmatab ta lihtsalt ära, ta sureb looduses tavaliselt viljakatel muldadel valguse puuduse tagajärjel. Seetõttu me viljakatel muldadel kunagi looduslikult maarjakaske ei näe. Sageli just arvatakse, et kuidagi see mullastik on seotud maarjakase esinemisega. Nii palju see tõesti on, et ta suudab nendel viletsatel muldadel kasvukiiruses konkureerida nende kiirekasvuliste puuliikidega. Aga muud seda seost, et paneme nüüd, ütleme, mitteviljakale mullale selle maarjakase, küll siis tuleb see tunnus ja nii edasi, ei tule. See on ikka geneetiliselt määratletud. Ja muidugi need mehaanilised omadused ja dekoratiivne välimus, et need on need põhilised, miks ta on väga nagu ihaldatud. Ja siin on mõned näited ja neid näiteid ma suurt oma ettekandes nendel ei peatu, aga neid te täna näete. Paraku kõik, mida te siin piltidel näete, välja arvatud see keskel olev nuga, need ei ole Soomes või Eestis tehtud, vaid kõik on Soome või Rootsi päritoluga. Aga see nuga on tõesti siis Eestis tehtud, need ilusaid asju ja tõesti väga erinevaid. Ja ma etteruttavalt juba ütlen, et mul on ka väga hea meel, et Eestis tehakse väga kenasid tarbe asju maarjakasest ja see on eriti kiiduväärt. Ja vanasti muidugi, kelle raha oli, see sai lubada endale seda luksuslikku mööblit. Vanasti öeldi ka talu majapidamistes, ütleme, lusikad olid maarjakasest tehtud ja on säilinud ka see ütlemine, et maarjakask on vaese mehe selline lauahõbe ja need lusikad või söögiristad siis võeti just külaliste puhuks nagu välja. Et mõnel pool Eestis on selline pärimus säilinud. Aga tänapäeval siis põhiliselt autotööstus. Ja sellised luksuslikud autod. Umbes 90% ikkagi läheb autotööstusele. Et kui puit on kallis, siis need detailid on puidudetailid siis. Aga teine pool, mida kunagi ei tasu unustada, ta kasvab meil looduses
noh, ütleme, mul on ka siin pandud, et kaitset vääriv, ta ei ole kaitsealune liik ja minu arvates ei peaks ka olema, pigem tähelepanu vääriv, et inimene teaks, kui me räägime maa- või metsaomanikuks, et tal marjakast kasvab ja loomulikult, noh, ütleme, ka vanasti tarvitati ju marjakase puitu, nagu ma siin rääkisin, kodumajapidamises, aga sageli ei võetudki tervet puud ju maha, vaid võeti mõni oks ja nendest okstest tehti siis neid väiksemaid tarbeesemeid ja kõige selline, noh, ütleme, suursugusem asi, millega oli hea võib-olla ka, ta oli praktiline loomulikult, aga noh, ütleme, ta oli ka selline võib-olla näitamise asi, oli piip. Ja kui ma arvasin, et igal 19. sajandi mehel, olles Saaremaal või Võrumaal, oli siis marjakasast piip ja kui ma sellise mõttega läksin 10 aastat tagasi ERMisse ja neid kogusid vaatama, siis tuli välja hoopis selline tõsiasi, et nendest vanadest piipudest umbes võib-olla 10 või 20% olid ainult tehtud, ehk väga väike osa olid marjakasest. Just see piibu, see osa, mis tulega kokku puutub ja niiskusega, mis pidi väga olema kindel puu ja ülejäänud piibud olid pahkadest tehtud. Nii et see väide, et kõik korralikud piibud olid marjakasest vanasti, ei pea paika. See viitab ka sellele, et ega seda marjakaske väga palju ei olnud. Need piibud ei ole nüüd arhailised ja vanad. Need on teinud vanade piipude järgi üks meistrimees Võrumaalt, keda enam ei ole. Ja ma julgen need isegi ringi lasta käima, vaadake, ühe piibu pits on muideks ühest teisest kodumaisest vääristpuust, mis on must tamm, mis ei ole veel päris mustaks läinud, on veel selline rohekas, ta läheb ju taniinide mõjul mustaks täiesti ja teised on troopilistest puudest. Ja mina ei ole neid tarvitanud, aga pidid olema täiesti tarvitamiskõlblikud piibud, et ma julgen need lasta ringi käima, kes ei ole näinud. Ja see pits võib sealt ära kukkuda, olge siis ettevaatlikud. Ja ma tahtsin tegelikult näidata 3 meristeemset marjakaske, 3 klooni, mis Eesti kasvatajale on tuttavad. Ja kuivõrd täna tuleb ka juttu nendest Plantexi kasvatajast, sest Juhani Puug on ainsana Eestis siis meristeemselt paljundab marjakaski ja need on 3 klooni. Kõige tuntum on siis see Hardola visakuningatar, mida on kõige rohkem ka Eestis põldudel, siis Puhmoinen ja Tiidola. Ja siin te näete, millised mustrid on. Et kui te nüüd peaksite valima, siis mina võib-olla soovitaksin teil Tiidola ja võib-olla Puhmoinen, aga hea kasvuline on ka siis visakuningatar. Nii, ja natuke veel laasimisest, et igasugused tööd on vajalikud marjakaasikus ja laasimine seetõttu, et neid oksi ei ole ja oksakohad siis kasvavad, kui need on õigesti tehtud, väga kiiresti kinni ja mõnikord need ei kasva kinni ja siin on näha üks selline, noh, ütleme, enam-vähem võib-olla 10-aastane marjakaasik, mis on just laasitud, et need oksad on siin kenasti maas veel koristamata. Muides neid oksi saab vihana kasutada ja mulle juba näidatakse, et ma olen ajaga täiesti juba
läinud lõhki, aga siin veel üks tore Maarja Kase põld ja see on nüüd Eesti suurem ja maailma kõige suurim, et 50 hektarit on seda ja näete, kui kenasti on need puud siin laasitud. Ja lõpetuseks siis natuke reklaami ka Maarja Kase seltsist, meie logo, mida me teeme ja tegemistest veel, et erinevaid õppepäevi teeme ja tavaliselt need on siis hästi rahvarikkad ja seltsil on ka patroon ja see on Vabariigi President ja sellega minu ettekanne saigi läbi, et ma tänan teid kuulamast ja vabandan, et ma natuke üle rääkisin, aga see ei tähenda, et teised saavad ikkagi oma ettekanded kenasti tehtud.